Uskuge või mitte, aga väga paljudel on hoopis selline probleem, et on keeruline kaalust juurde võtta, nagu ka minul. Tavaliselt siis kõik sellised ektomorfid kiire ainevahetusega möllavad päeva otsa ringi, kulutavad hästi palju kaloreid, siis tegelikult on see lihtsalt, et inimestel ei ole isu, võib-olla ei ole aega süüa ja kes on nagu minu juurde tulnud sellise probleemiga, siis tegelikult tavaliselt alati tuleb välja see, et nad võib-olla 2 korda päevas söövad või mitte 2 korda nädalas, siis söövad korralikult, söövad oma 3000-4000 kilokalorit täis ja siis ülejäänud nädal on selline 1500-2000. Ja täpselt kui keegi ütleb, et mu tüdruk, mu naine, mu mees võib süüa kõike ja ta kaalust juurde ei võta, siis see täpselt samamoodi näeb välja, et ta sööb nädalas võib-olla 3 korda, kus ta sööb nagu kõike ja siis ülejäänud päevad, kus ta skipib hommikusööki, skipib teise miile ja siis nädala keskmine tuleb ikkagi selline välja, et siis ta ei saagi midagi juurde võtta. Juurde sa saad võtta ikkagi siis, kui sul on see nädala keskmine on üle sinu sellest maintenance'ist ja sa sööd ikkagi siis regulaarselt oma kalorid täis. Ma olin ka või olen ka täpselt samasugune. Mingi periood, kus ma saan korralikult süüa, siis ma võtan juurde, aga siis lihtsalt tekib mingi plokk ette, kus ma enam ei taha seda sööki näha ka. Ma võtan ühe ampsu, siis mul on kõht täis, ükskõik kui hästi see toit võib maitseda, lihtsalt mul ei ole isu enam, isu kaob ära. Täna ma räägin nüüd sellistest asjadest, mis ma olen enda jaoks leidnud, mis on mul aidanud söögiisu tekitada, rohkem sööki endale lihtsalt sisse saada ja mingid väiksed asjad, mis aitavad võib-olla sinul kaalus juurde võtta, kui sul on seda vaja. Ja mitte siis lihtsalt kaalus, aga siis eesmärk oleks ikkagi lihas kasvatada. Ja alustame ikka siis hommikusöögis, sellepärast, et mida varem sa endale esimese toidukorra sisse saad, siis seda parem on. Nagu ikka, kõigil on mega kiire hommikul, ei ole aega süüa teha, bla 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 bla, excuses, siis mõtle korra selle peale, et mitu korda kõigepealt sa oma äratust edasi lükkasid, mis kell sa eile õhtul magama läksid ja kuidas oma aega planeerid. Siis igal ühel on aega vähemalt teha selline shake, mida ma olen praegu teinud. Võib-olla jälle paar minutit võtab aega, jood ära, sa ei pea midagi pesema, sa ei pea midagi sättima, tehtud, võib päevaga edasi minna. Põhivalguallikas on muna siin shake'is, 5 muna. Munaga on nüüd selline teema, et kui sa sööd jood seda toorelt, siis sa omandad sellest kõigest 60%, mis justkui võib-olla mängib natuke rolli, mängib ikka rolli, aga mitte nii suurt rolli. 1 banaan, 100 grammi kaerahelbeid ja 100 grammi külmutatud maasikaid. Kui sa selline pehmek oled ja sa ei suuda toored mune niisama süüa, juua, siis sa võid sinna valgupulbrit panna, sa võid sinna kreeka jogurtit panna üks sisse. Nüüd kõik ei peagi alati nii hästi maitsma. Sellel on praegu ainult üks eesmärk. Et esimene miil sisse saada, kus oleksid valgud, süsivesikud, rasvad, kiudained. Teiseks, ta on kiire, lihtne, kuna ta on vedeliku kujul, siis seedimisele ka justkui kergem. Nüüd ma saangi oma järgmise miili ka siin kuskil juba võib-olla tunni 2 pärast. Mul ei ole raske olla, mul on hea olla ja see ongi praegu kõige tähtsam. Mul läks meelest ära, pidime vaid immiga kell 11 saali minema. Ma rohkem ei jõuagi süüa, ma võtan 2 sellist tumedat šokolaadi tükki. Ma teame jalgu taga. Let's go! Okay, we're doing Tom Platz leg workout. Doing 12 sets of squats. I started with 100 kilograms, 10 reps. Now each following set I will do 1 more rep. So 11, 12, 13, 14, so on. 8. 9. Come on, bring it. Last one. All the way up. Boom. There you go. I'm done. What do you mean? 5 sets is enough. We have 7 more. Fuck up. We're gonna do some arms, some calves. No way. Chris will be embarrassed. I'll do 1 more, because that's halfway. And then 6 more. Sometimes you do fucked up things. This is one of them. Yeah. I am really fucked up things because I still have leg press and benches. No, you're gonna finish the workout today.
I don't care if you have to go home and eat and then come back. Yeah. 12 sets. Push. Come on. Yeah. Come on. Come on. Good. Had to stop squatting because my lower back just... I can't even stand up right now. We'll do some leg extensions and maybe after that, leg press. We'll see how it feels. Up. Come on, finish. Up. Yes. I'm done. No more fucking legs. Okei, ma tegin pausi algus 6 seti kükki jõudsime ära teha, siis ma tegin leg extensionit, ma ei tea mitu, ja siis ma tegin jalapressi. Nüüd on alaselge enam-vähem okei, saab edasi teha 6 seti veel. Okei, 3 seeriat ei teha, 20 kordus 21, 22. Kolmandat alustasin sai mingi 16 või 17, siis oli kõik alaselge liikunud enam. Võtsin pikka pausi üle 5 minuti, hakkasin uuesti tegema, mõtlesin, ma teen siis 10 kaupa, nii kogu ma saan oma kordused vähemalt tehtud. Tegin ühe korduse, kõik alaselg lihtsalt niimoodi pörnis, ma ei saanud istuda, ma ei saanud seista, ma ei saanud üheski asendis olla. Ja ma mõtlesin ikka, ma pean uuesti pool tundi ootama, et ma saaksin uuesti midagi teha lihtsalt. Ja siis ma otsustasin, ma tulin koju ära. Ja mul on süda nii paha, et ma ei saa mitte midagi süüa ega juua. Mu teine bulking secret on praegu juust. Absoluutselt ükskõik mida ma söön, ma panen sinna juustu peale. Ma söön hommikul muna, ma panen sinna juustu peale. Ma teen võileibasid, juust peale. Kanariis, juustu juurde. Pasta, juust peale. Täna ma teen wrappi, sinna jälle juust sisse. Täna see pole küll sama päev, mis peale seda jalapäeva oli. Peale seda jalapäeva ma ei suutnud midagi teha. Ma siis sõin vist ühe korra peale seda trenni ja see oli kõik. See on juba järgnev päev. Veel üks piimatoode, millest sa lihtsalt kergelt ja soodsalt oma kalorid täis saad, on piim. Liiter piima päevas. Võtad klaasi hommikul, lõunal, õhtul, natuke jood veel, ongi liiter täis, jälle 600 kalorit. Easy. Kuna mul on see probleem ikka, kui ma hakkan sööma, ma söön umbes pool ära, siis mul kaob see isu ära. Ma ei taha lihtsalt rohkem süüa. Siis ma avastasin siin paar päeva tagasi. Ma vaatasin seda ühte Larry Wheelsi videot, kus ta hästi vihaselt sööb mingid asja. Ja siis ma panen selle lihtsalt luupi ja siis samamoodi zoonin sisse lihtsalt ja sööb võimalikult kiiresti niimoodi vihaga ära selle ja siis on söödud ja siis mul on sellega tehtud. Ja iga päeva ma lõpetan jälle shake'iga. Kohupiim, kaerahelbed, maapäkli või külmutatud spinat, banaan ja muna. 1200 kalorit sellest shake'ist. Õhtuti tegelikult on mul kõige väiksem isu üldse, sellepärast et juba on aeg nii palju, et võiks magama minna. Ja kui nüüd maha istuda ja hakata mingit päris toitu sööma, siis ei viitsi. Ta tuleb küll selline suht pläust välja, aga I don't fucking care. Ma teen nüüd selle valmis, joon ära ja siis magama.